Tere kõigile, mina olen Anders Ma olen Martin. Ja ma olen Kaupo. ja tänases videos räägime poliitilisest maastikust 20. sajandil. 20. sajand oli aeg, mil toimusid suured muutused üle maailma, mis mõjutasid inimeste õigusi. Maailmasõjad, Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa riikide lagunemine ning globaliseerumine olid vaid mõned sündmustest, mis muutsid poliitilist maastikku. Üks kõige märkimisväärsemaid muutusi, mis leidis aset 20. sajandil, oli naiste valimisõiguse saamine. Enne seda olid naised täielikult kõrvale jäänud valimistest. Nad ei saanud oma arvamust avaldada ega oma riiki käekäiku mõjutada. Susan B. Anthony, Emmeline Pankhurst ja Alice Paul olid vaid mõned sufražistidest, kes võitlesid naiste õiguste eest ja panid aluse patriarhia vastuhakule, mis kestab tänapäevani. Sellist liikumist võib nimetada ka feminismi esimeseks laineks. Sel ajal mõeldakse peamiselt naiste poliitilise identiteedi loomist ning paremate karjäärivõimaluste saamist naistele. 1950. aastal viis David Lloyd George läbi reformsi Walesis, millega tekkis naisõiglus ning sellega nõuti, et naistel oleks valimisõigus. Suurbritannias said naised valimisõiguse 1918. aastal ning USA-s 1920. Rahvusvaheliseks õiguseks sai naiste valimisõigus 1948. aastal. Inimõiguste ülddeklaratsioon on üks olulisemaid dokumente inimõiguste ajaloos. Deklaratsioon võeti vastu 1948. aastal ÜRO Peaassamblee poolt ning see määratab inimõigused, mida tuleks kõikjal maailmas austada ja kaitsta. Deklaratsioon sisaldab 30 artiklit, mis hõlmavad erinevaid õigusi, nagu õigus elule, vabadusele ja turvalisusele, õigus õiglasele kohtupidamisele, õigus haridusele, tööle ja tervishoiule ning paljud teised. Inimõiguste ülddeklaratsioon rõhutab, et inimesed kõikjal maailmas on võrdsed ning neil on teatud õigused, mida tuleb austada ja kaitsta. Deklaratsioon on aidanud luua aluse paljudele rahvusvahelistele seadustele ja lepingutele, mis on suunatud inimõiguste kaitsele. 20. sajand oli aeg, mil rahvusvähemused kogesid sageli diskrimineerimist ja rõhumist, olgu see siis nende rassi, etnilise päritolu, religiooni, seksuaalsuse sättumuse või mõne muu omaduse tõttu. Neil oli sageli raske ligipääs haridusele, töökohtadele ja majutusele ning neid koheldi halvemini kui enamus ühiskonnaliikmeid. Sellele olukorrale hakkasid vastu astuma erinevad aktivistid ja liikumised, kes võitlesid rahvusvähemuste õiguste eest. Üks oluline näide oli Ameerika Ühendriikide aktivist Cesar Chavez, kes võitles Mehhiko päritolu farmitööliste õiguste eest. Ta juhtis oma kodanikuõiguste organisatsiooni ja korraldas meeleavaldusi ning streike, et parandada Mehhiko päritolu farmitöötajate töötingimusi ja palgataset. Teine oluline isik oli Lõuna-Aafrika vaimulik ja aktivist Desmond Tutu, kes juhtis võitlust apartheidi vastase võitluse eest Lõuna-Aafrikas. Ta kasutas oma autoriteeti ja rahvusvahelist kogukonna toetust, et nõuda rassilise segregatsiooni lõpetamist ja võitlemist diskrimineerimise vastu. Nende aktivistide ja teiste võitlejate püüdlused aitasid kaasa sellele, et rahvusvähemused said rohkem võimalusi ja neid hakati rohkem austama. Paljudes riikides muutusid seadused ja poliitikad, mis diskrimineerisid rahvusvähemusi ning rahvusvähemuste esindatus poliitilises ja majanduslikus elus kasvas. Kuid võitlus rahvusvähemuste õiguste eest jätkub tänaseni. Üks olulisematest 20. sajandi võrdõiguslikest võitlustest oli rassismi ja segregatsiooni vastased liikumised. 1936. aastal toimusid Berliinis suveolümpiamängud, millest lootis toonane Saksamaa diktaator Adolf Hitler näidata maailmale aaria rassi ülemvõimu, nimelt sportlikku paremust. Hitleri kiuste osales Ameerikast pärit mustanahaline kergejõustiklane Jesse Owens, kes esimesel televisiooni teel näidatud olümpiamängudel võitis Ameerikale 4 kuldmedalit ja häbivääristas natside maailmavaadet. Kerides ajaratast paarkümmend aastat edasi, on segregatsioon Ameerikas ikka vägagi tavaline nähtus. Rassism, segregatsioon ja ebavõrdsus olid mustanaalistele ameeriklastele 60-ndatel igapäevaseks raskuseks. Suurimad rassismi ja segregatsiooni vastased võitlejad olid Rosa Parks, Dr. Martin Luther King Jr. ja Malcolm X. Rosa Parks pärast bussis toimunud segregatsiooni juhtumit arreteeriti, kuid ta võitles oma vabaduse eest kohtus ning võitis.
Antud võit segregatsiooni vastu julgustas inimesi ja andis liikumisele hoogu juurde. Dr. Martin Luther King Jr. pidas 1963. aastal Washingtonis kõne pealkirjaga "Mul on üks unistus". I have a dream. See kõne inspireeris 100 000 mustanahalisi ning on tänaseni üks tuntumatest ja mõjukamatest kõnedest maailmas. Need olulised muutused 20. sajandil on mõjutanud oluliselt inimeste õigusi ja tõid kaasa suurema võrdsuse. Muutused ei ole toimunud üleöö, vaid nende eest on võideldud pikka aega. Seega on tähtis meeles pidada, et inimõiguseid ei saa võtta iseenesest mõistetavalt, vaid neid peab austama ja nende eest peab võitlema. Lõpetuseks, poliitilise maastiku muutused 20. sajandil on olnud olulised inimeste õiguste tagamisel. Kõik need muutused on ellu viidud tänu inimestele, kes on võidelnud nende õiguste eest. Seega on tähtis meeles pidada, et meil kõigil on võime mõjutada muutusi ja võidelda õigluse eest. Tänan kuulamast!